täna loome siis 2 lõngaga paari kaupa. Jätame taas sellise paraja otsa ja teeme libiseva silmuse. Selleks siis teeme sellise rõnga sellest lõngast ja tõmbame siit välja nagu väikese lipsukese libiseva silmusena. Pistame oma vardad siia sisse ja tõmbame selle lõnga kokku. Nüüd me oleme valmis loomiseks. Ja see loomine toimub siis paari kaupa. Meil on nagu esimene silmus olemas, nii et me teeme nüüd nagu teise töövõtte. Võtame lõngad kätte nii nagu tavalise loomise korral. Üks läheb üle pöidla ja teine lõng üle nimetissõrme. Keerame nüüd selle käe nii pidi, et ma näen oma tööd nagu käe seljapoolsest küljest. Ja teeme sellise pöidla tagant loomise. Ehk siis võtame lõnga pöidla tagant, siis võtame lõnga nimetissõrmelt ja nüüd toome ta siit pöidla aasast välja ja tõmbame selle silmuse kokku. Nii lõngu me omavahel ei vaheta ja jätkame loomist pöidla eest, ehk siis nii, et ma vaatan oma kätt peopesast. Võtan pöidlalt lõnga, siis nimetissõrmelt ja tõmban kokku. Nüüd uuesti vaatan oma kätt käe seljapoolsest küljest, võtan lõnga pöidla tagant, siis nimetissõrmelt ja pöidla osast läbi. Ja jälle pöidla eest, nimetissõrmelt ja kokku. Ja pöidla tagant, nimetissõrmelt, läbi aasa ja kokku. Jällegi pöidla eest, nimetissõrmelt, kokku, pöidla tagant, nimetissõrmelt, läbi aasa ja kokku. Nii kui ma nüüd piilun, siis on hästi näha, et need silmused jäävad siia nagu 2 kaupa kimpu köidetuks. Ja selle tõttu ongi siia väga hea teha peale 2 soonikut, et nii-öelda ühest kimbust tuleks siis 2 parempidist, järgmisest 2 pahempidist. Nüüd ma olen siia natukene soonikut otsa kudunud. Nüüd on nagu hästi näha, et see sooniku tulp tuleb siis täpselt sellest 2 nagu kokku köidetud silmusest. Ja teiselt poolt siis täpselt samamoodi on nagu need soonikutulbad nagu natukene kokku naksatud siit. Ja selline algus jääb siis tavapäraselt märksa rohkem veniv. Et kasulik on see siis mõne sellise töö puhul, kus see venivus on oluline, näiteks sokisääre ülemine serv, mis peab ilusti kannast üle tulema.